Valitsus otsustas oma tänasel 1. aprilli istungil anda erakätesse sõidueksamite korraldamise. Sellega lahendatakse juba pikka aega kestnud kriis, kus juhiloa taotlejad peavad eksamile pääsemist ootama kohati kuni 4 kuud. Järjekordade tõttu on juba tekkinud must turg, kus eksamite aegu müüakse koguni 500 € eest. Majandus- ja taristuminister Taavi Aas ütles valitsuse pressikonverentsil, et otsus kutsuda erasektor riigile appi ja lahutada Maanteeamet sõidueksamite korraldamisest on lõplik. Me oleme jõudnud nii kaugele, et see lahkuminek võiks olla sõbralik, mitte lõppeda siis arbitraažis. Kui lahkuminek on sõbralik, siis tähendab see reeglina seda, et mõlemad pooled on tingimustega rahul. Ministri määrusega loodi Maanteeameti eksamiosakonna erastamiseks ajutine komisjon, mille juhiks määrati staažikas liiklusjurist ja vandeadvokaat Indrek Sirk. Komisjoni esmased ülesanded on välja selgitada probleemid, miks järjekorrad üleüldse tekkisid, sest teadupärast ju autokoolis sõidueksami tegemiseks järjekorda ei ole. Teiseks tuleb see üleandmine korraldada siis niiviisi, et võimalikult kiiresti saaks uus struktuur asuda tööle. Plaan on selline, et maikuus saavad juba esimesed inimesed minna erasektoris sõidueksamid anda ja juulikuuks on programm lõpetatud ja kõik eksamid võtab juba erasektor vastu. Uudistele teadaolevalt on riik valinud erasektorist ka sobiva partneri. Selleks on sõidueksami keskus, kes on paralleelselt riigiga tegutsenud juba ligi 5 aastat ning välja arendanud oma tugevad keskused üle Eesti. Me pakume täna teenust autokoolide, kus sõltumatu eksamineerija viib läbi sõidueksami analoogselt riiklikule sõidueksamile või isegi põhjalikumalt. Sõidueksami keskus võtab praegu vastu 5000 eksamit aastas, kuid Salus usub, et erastamise järel suudavad nad kvaliteetselt ära teha 15 korda suurema mahu, et riigile appi tulla. Ma ei näe sellest probleemi. Me võime võrrelda eksamit sõidutundidega. Suurim autokool Eestis, OÜ Autosõit, on eelmine aasta 2020 läbi viinud ligi 85 000 õppesõitu. See on ligi 3 korda rohkem kui Maanteeamet sõidueksamid. Tänane 1. aprilli valitsuse otsus on hea uudis uutele juhikandidaatidele. Lõpuks ometi ei ole vaja tsiklilubade tegemisel oodata sügise saabumist või otsida aegu 100 kilomeetrite tagant teistest linnadest, et eksam niigi lühikesel hooajal tehtud saaks. Rõõmustagem, tänavune suvi tuleb teisiti.